Selliselt langeb kokku eelmise aasta 12. novembri õhtul Kanamaa viadukt. Tegemist oli protseduuriga, mis pidi teed andma uue renoveeritava viadukti ehitamiseks, sest vana ei oleks vastu pidanud üha suurenevat liikluskoormust. Täna on sellest suurest paugust pea 6 kuud möödunud ja ehitaja võib liikluse sillal taas avada. Kohe varsti saame siis selle raske töö vilju nautida, et juba homme avame selle viadukti õhtul liikluseks ühe poole ja kaovad ära siin need fooriristmikud, nii et läheb kõigile kodanikele see olukord siin sujuvamaks ja veel paremaks. Kui viadukti peal praegu olla, siis tegelikult see viadukt täies mahus veel lahti ei lähe, seal on ikkagi natukene veel tegemata. Ja, avame seal lihtsalt sellise 1+1 siis sõidusuundadega olukorra, et kindlasti on see parem kui samatasandiline fooriristmik. Sellega tuleb arvestada, et avatakse vaid üks silla pool. Teisel poolel on veel vaja oodata ilma paranemist, sest need tööd seda nõuavad. Lisaks veel on tegemist seal piisavalt, mis tähendab, et ehitajad sealt kohe kindlasti veel ei eemaldu. Terve selle projekti raames rajame lisaks viaduktile ka siis siin üle 2 kilomeetri 2+2 teid Pärnu maanteel ja ehitame uue kogujatee, et toimetame siin ikkagi suve lõpu sügise alguseni välja. See tähendab ka siis, et ütleme personali ehitajaid, masinaid jääb nagu objektil ikkagi natukene vähemaks, kui praegu ikkagi on, kus on väga kibe töö käimas. Ütleme niimoodi, et tegelikult inimesi tuleb siia juurde, aga jah, tööliike kui selliseid jääb vähemaks, et nagu betoonitööd on siis selleks ajaks kõik täielikult juba lõppenud. Alates eelmise aasta lõpust on siis Kanamaa viadukt olnud suureks tee-ehitusobjektiks ja nüüd homme õhtul, head sõbrad, peaks koitma see päev, kus see viadukt siis öös sõidusuunas avatakse taas liiklusele. Tõsi, ehitustööd siin jätkuvad, asfalteerimistööd jätkuvad ja neid jätkub selle aasta lõpuni praktiliselt septembrikuuni, aga siit saab juba üle hakata sõitma.